Hei, tere tulemast Ärkvel looja YouTube'i kanalile. Mina olen Kadri, olen siin selleks, et jagada sinuga teadlikkust selles ulatuses, kuhu mina olen näinud oma kogemuse põhjal. Ma ei pretendeeri siin täielikule tõele ja minu info võib ajas muutuda, sest ma avardun ja laienen iga päev. Nii et kui ma täna räägin üht ja võib-olla homme räägin midagi uut juba või natuke teise nurga alt, siis see on lihtsalt sellepärast, et ma olen vahepeal rohkem teadlikumaks saanud ja see on okei. Aga igal juhul täna ma räägin teile sellisest asjast nagu, et mis meie kehade juures nüüd praegu on muutumas ja muutub just eriti nendel inimestel või eesotsas nendel inimestel, kes lähevad oma füüsiliste kehadega üle uue maa energiasse või kes lähevad kes ei lahku oma kehadest sellel muutuste perioodil, mis meil praegu on toimumas. Nimelt, võib-olla te olete juba kuulnud seda, et 2020 kuni 2032 toimub tegelikult hästi massiline hingede väljaränne. Et need hinged, kes ei ole oma hingelepingus planeerinud või otsustanud siis uue maa sagedusse selles kehas üle minna, nad kas vahetavad keha või nad ei tule üldse oma hingega nagu maa peale tagasi, et hästi suured muutused käivad praegu ümber selle. Aga need inimesed, kes siis on otsustanud või need hinged eesotsas, kellel on siis need füüsilised kehad, kes on otsustanud oma kehaga minna üle uude ajastusse, uutesse energiatesse, nende kehad muutuvad algselt energeetilisel tasandil ja ka see mõjutab ka meie füüsilist toimimist. Ja milline see muutus siis on? Nimelt meie süsinikul põhinev toimimisviis muutub kristallipõhiseks. Ja mis see tähendab, on see, et meie süsiniku aatomite energeetiline struktuur muutub energias kristalliliseks ja see võimaldab rohkem valgust füüsilisse kehasse ankurdada, mille tulemusena saab meie valguskeha suuremal määral meie reaalsusesse füüsilisse kehasse ankurduda ja selle tulemusena saame me elada ja väljendada ennast läbi enda valguse keha ehk läbi enda hinge ja vaimu teadvuse. Sest et siiamaani me oleme elanud suhteliselt suurel määral enamus inimesed koti sees, ära lõigatud 3D ainult meeletasandil, siin-seal väiksed tunded, väiksed kõhutunded, väiksed südame tundmised, aga enamus juhtudel on olnud selline hästi ära lõigatud, maine, materiaalne, ratsionaalne maailm. Ja nüüd see muutus, mis praegu toimub, see viib siis meid sellesse kohta, kus me tegelikult toimime läbi oma hingejuhatuse ja läbi oma vaimujuhatuse, läbi oma kõrgema minajuhatuse, läbi allikajuhatuse. Me hakkame järjest rohkem valgust kehastama oma füüsilises kehas. Ja me hakkame järjest rohkem valgust kehastama oma füüsilises kehas. Ja seda soodustab või sellele protsessile nagu aitab kaasa või mis seda protsessi tegelikult käivitab, on pikemat aega meitsikud päikesetormid, magnettormid, mis tegelikult on valguskoodide saatmine maa peale, et seda ülestõusuprotsessi toetada, kiirendada, uuendada meie väljasi, energiaväljasi, teadvusväljasi, kõike seda. Ja minule aitas kaasa, minu kristallkeha lülitati sisse 2022, 3 aastat tagasi, kui plejaadid, täpsemalt öeldes taigetalased käisid mind astraaltasandil puudutamas, üles ärgatamas nii-öelda. Ja tänu sellele algas mul metsikult kiire arenemine, oma hingeteele joondumine, oma annetega ühenduse saamine ja tänaseks olen mina see, kes ise aktiveerib inimeste kristallkehasi selleks, et nende valguse keha ehk hing ja vaim saaks tugevamalt hakata ennast väljendama läbi selle füüsilise keha. Ja sellega kaasneb päris palju muutusi, mis ma saan öelda, mis on toimunud näiteks minu enda elus, on see, et minu selgeltnägemine on läinud oluliselt suuremal määral lahti. Energia lugemine siis tähendab tegelikult, mis on meie kõigi võimekus.
sellest rääkides minu koduleheküljel peaks juba olema üleval, ühesõnaga kohe on, või siis peaks juba olema üleval tasuta selgeltnägemise aktiveerimise valguskeele aktivatsioon ehk valguse keelega ma toon siis spetsiifilisi valguse koode alla sinu energia välja, et sinu selgeltnägemise võimekus avaneks. Seda sa saad täiesti tasuta vastu võtta, see on minupoolne selline väike kingitus teile või lihtsalt nagu, ütleme kingitus, et lihtsalt toetada seda teie avanemise protsessi, sest et kui selgeltnägemine avaneb, siis saab hakata päris palju kiiremini joonduma enda hingeteega ja üldse nagu elu läheb kordades lihtsamaks, ütleme nii, aga ka huvitavamaks. Igal juhul selgeltnägemine avanes. Minul meenus minu taiketalaste tsivilisatsionis või siis tegelikult plejaadide elust võimekus üldse valguse keelt, valguse energiat kanaldada heliväljade kaudu ja see on see, mida ma täna teen. See on nagu minu põhitegevus, et kui ma kehastusin plejaadina planeedile Maa, siis minu põhiroll on see, et ma olen siin selleks, et tõsta seda teadvust, toetada inimesi, aidata inimesed enda hinge teel, et nad saaksid hakata iseennast väljendama läbi oma hinge, et see see ülemineku protsess, mida me praegu siin kõik kollektiivina läbime, oleks sujuvam. Et see on see, mida ma siin teen. Nüüd sinu reaalsuses saan olla ka mina toeks ka sinu kristallkeha aktiveerimisel või suuremal määral aktiveerimisel just läbi ühe valguse keele kanalduse, mida ma olen teostamas neljapäeval. See on siis 1. mai oli vist, 1. mai kell 7 Eesti aja järgi, kus ma loon otseühenduse galaktilise keskpäikesega ja sealt toon alla siis puhtad selged nagu täiesti mõjutusteta valguse koodid sinu energia välja, et see saaks sinu kristallkeha aktiveerida, mille tulemusena saab sinu valguskeha ankurduda suuremal määral sinu enda füüsilise keha külge. See on see funktsioon. Sa saad seda aktivatsiooni kuulata korduvalt, ma isegi soovitan seda võtta vastu korduvalt, sellepärast et iga kord, kus sa seda kuulad, sa oled jälle sammukene edasi oma arenguteel, ta toob sulle uue, ta mõjutab sind, nagu lülitab sisse järjest uusi kihte. Jah. Ehk et selline võimalus on sul minu poolt praegu ja see läheb ka salvestamisel, ehk kui sul ei õnnestu seda kuulata otse või nii ehk naa, seda on mõistlik kuulata korduvalt, et sa saad ka salvestuse lingi ja võid seda kuulata endale mis iganes sobival ajal. Ja samamoodi, kui sa satud praegu seda videot kuulama ajal, kui 1. mai on juba möödas, siis lihtsalt tule minu kodulehele, ma panen lingi siia alla ja otsi sealt üles kristallkeha aktivatsioon ja saad seda võtta vastu endale sobival ajal, et need on ajatud selles mõttes, need aktivatsioonid. Ma suhestusin ka läbi AI siis sellise suurema teadusväljaga, et saada sellist nagu spetsiifilisemat, detailsemat kirjeldust, et millist muutust saab valguse keele kanaldus, mis on loodud läbi galaktilise keskpäikese, siis meie kristallkehas ja valguskehas tuua. Ja ma panen selle teksti ka siia alla, et sa saad lugeda, kui see sind kõnetab ja huvitab lihtsalt veel detailsemat infot. Mis veel? Ja nagu kuna selle video nimi saab olema, et milliseks meie kehad muutuvad, siis mis saab juhtuda tegelikult selle tulemuseks, kui sinu kristallkeha on aktiveerunud. Sulle saab tekkida rohkem nagu füüsilised muutused, mis meie kehaga siis tegelikult toimuvad. Sul on rohkem energiat, sa vajad vähem und. See ei pruugi kohe olla. Alguses võib-olla just vastupidi, et sul on vaja nagu täielikku restarti ja siis sa magad nagu vana karuott. Igal juhul. Energiat tuleb rohkem, vitaalsus läheb paremaks, keha hakkab ennast ise rohkem tervendama, harmoniseerima, sest valgus saab rohkem sisse tulla. Noorenemine tekib. Tähendab, sa vananed aeglasemalt, ütleme nii, aga sa võid ka reaalajas näha, et sa muutud nagu nooremaks. Et see on nii huvitav, kuidas
ja samal ajal hakkab ka su keha väga selgelt välja näitama, kui sa oled disharmoonias. Ehk et sellisel juhul sa jälle vastupidi nagu hästi kiiresti muundud nagu sellisesse, et sa vaatad peeglist, vaatad, issand, ma olen praegu 10 aastat noorem ja siis joondad ennast uuesti ära ja näed, oi jumal küll, nüüd ma näen välja nagu 25 on ju. Ehk et see nagu kuidagi keha hakkab rohkem reageerima, välja näitama seda, mis on sinu sisemine seisund. Ühesõnaga tervis paraneb, keha ise tervendab ennast paremini, teadlikkus, muidugi teadus avardub kordades rohkem. See on minu kogemus vähemalt. Sa hakkad nagu rohkem olema juhitud enda kõrgema mina poolt, ehk et kuna vaim ja hing saab läbi sinu füüsilise keha ennast hakata rohkem väljendama, siis sul ei ole nagu enam võimalust valida mitte ennast või mitte enda tõde või mitte enda juhatust. Nii kui sa enda vastu hakkad liikuma, siis on nagu eriti raske. See on nagu väga raske on enda vastu liikuda. See on see veel üks muutus, mis tekib, kui see kristallkeha on aktiveerinud. Ehk et need on jah sellised esmased asjad, mis mul praegu meenuvad, mida ma ise olen enda peal kogenud. Jah, ja muidugi sa hakkad valima üldse nagu ka toiduvalikud, kõike nagu seltskonda, keskkonda, toitu, sa lihtsalt valid seda vastavalt iseenda nagu kõrgemale teadvusele. See kuidagi juhib sind õigele rajale põhimõtteliselt, jah. Ehk et see on see, mis muutused meiega toimuvad, millised on need muutused, mis toimuvad nende uute sageduste ja päikese poolt saadetud valguskoodide kaudu ka. Et ilmselt, kui te olete natuke kauem spirituaalsel teel käinud või siis mitte, vahet ei ole, ilmselt on teie välja jõudnud mujalt ka seda infot, et meil on päikesetormid ja selle kaudu saadetakse meile uusi valguse koode ja see on kõik päris, see on see, mis toimub. Jah, ja mina siin lihtsalt omalt poolt olen siis toetamas nende kristallkehade aktiveerimisega, et see üleminekuprotsess oleks sinu jaoks võimalikult pehme. Jah, just nii. Vot selline info teile täna. Ja mõnusat transformatsiooni aega ja keskmes olekut ja rahu, et eks ma kutsun teid nagu sellisesse mõnes mõttes nagu eraldatusesse, iseendasse, sest et või hästi valima, millist infot te vastu võtate, kellega te kokku puutute, sellepärast et teie sagedus on praegu kohutavalt määrav, nagu kohutav ei ole just õige sõnaga, tohutult määrav, millist reaalsust te kogete ja millisesse reaalsusesse, millisele ajaliinile te üldse nagu ka tuleviku mõttes sätute. Ehk et sisemine rahu, meditatsioon, selles tühjuses istumine, kõiksuses, tahaks tegelikult öelda on õige. Nii kui sa enam ei mõtle ja lähed sellisesse meditatiivsesse seisundisse, siis sa lihtsalt istud seal kõiksuses, kus kõik on olemas. Ja kui sa selles sageduse siis kauemal või pikemat aega istud, see tegelikult ei pea seal olema hullult kaua. Aga alguses ongi seal üldse väga keeruline kaua olla, aga ikkagi mida rohkem sa saad istuda selles vaikuses, sisemises vaikuses ja lihtsalt selles kõiksuse ruumis, seda rohkem sa joondud iseendaga ja su reaalsus toob sulle just seda, mis on sulle parim. Ehk et 3D muutub nagu kingituseks, et hakkab sulle nagu lahti rullima seda reaalsust, kes sa tegelikult oled ja mida sa tegelikult, mis on tegelikult kõige paremas kooskõlas sinu parima võimaliku hingeteega. Ehk et kindlasti meditatsioon, kindlasti füüsiline liikumine ja info filtreerimine, lihtsalt tõesti, mis iganes tahab tulla sinu välja, lase see enda filtritest läbi, kas see on tõene või ei ole, kas see kõnetab mind, kas see resoneerub minuga. Näiteks ka praegu, kui sa kuulasid mind, siis siit võtta see, mis sinuga resoneerub. Sa ei pea võtma kõike seda, nagu ma alguses ütlesin, ma ei pretendeeri täielikule tõele ja ma ei ole Jumal, kes kuulutab tõde. Et sina ise oled Jumal, sinul endal on see süsteem olemas, mis ütleb sulle, mis on sinu jaoks. Ja? Hakka usaldama seda rohkem, aina rohkem ja rohkem. Sinu sisetunne ütleb jah, ei. See on kogu aeg olemas.
ja minul lülitus see sisse ekstra tugevalt pärast seda, kui minu kristallkeha sai aktiveeritud ja mul tehti koduplaneedi ühendus ja nii edasi, et ühesõnaga ma hakkasin kandma rohkem iseenda valgust. Jah, nii on. Vot nii, igal juhul tänan tähelepanu eest. Kohtume jälle järgmistes videodes või mõnel aktivatsioonil, kuhu sa kavatsed kaasa tulla ja osalema. Ja muul juhul naudi seda imelist kevadet. Tšau!